meeletu aeg, mu sees vaikne tee. Kadunud ööd mulle enam haiget ei tee. Tuules mu mõtted vaikivad veel, kannavad unistust, mis alles on veel. Mis alles on veel. Uus hommik mind ootab, uus algav päev. Ma sulen silmad ja tunnen, et jään. Lootus ja unistused tasa mind viivad, kõik uus on ees. Talv oli saabunud täie jõuga. Lumi kattis metsi, teid ja majade katuseid, kuid inimeste elud ei olnud sugugi sama rahulikud nagu langevad lumehelbed. Samal ajal, kui Agne püüdis Hanno majas harjuda uue elu ja näilise rahuga, hakkasid vanad saladused taas pinnale kerkima. Kõik sai alguse Elena sügisel toimunud avarii uurimisest. Juba varem oli selgunud, et tegemist ei olnud õnnetusega. Agne autopidurid olid teadlikult rikutud. Kuid nüüd tuli välja ka see, kes selle kõige taga oli. Diana. Uurimine paljastas, et Diana oli jälginud, millise autoga Elena sõidab ning organiseerinud inimese, kes autopidurid rikkus. See vapustas isegi Teetu. Diana vahistati. Arestikambris vaatas Teet talle otsa ja ütles, kas sul üldse arupeas enam ei ole? Sellise teo eest pannakse sind aastateks kinni. Esimest korda üle pika aja ei leidnud Diana midagi vastu öelda. Samal ajal valitses Hanno majas hoopis teistsugune vaikus. Agne koristas kööki, pani nõusid kappi ja püüdis end tegevuses hoida. Kamin praksus vaikselt ning akna taga sadas lund. Siis koputati uksele. Ukse taga seisis noor pruunide juustega naine. Tere, kas Hanno elab siin? Elab küll, vastas Agne rahulikult. Kes teda küsib? Naine astus peaaegu omavoliliselt sissepoole. Mina olen Hedvig, Hanno poja ema. See lause muutis Agne pilgu hetkega tõsiseks. Vestlus muutus kiiresti pingeliseks. Hedvig uuris üleolevalt maja ja küsis lõpuks. Ja sina oled siis Hanno koristaja? Ei, vastas Agne kohe. Ma olen Hanno elukaaslane. Hedvig rääkis Agnele, et tal on 3-aastane poeg, kelle isa on Hanno. Kuid enne lahkumist tundis Agne ta ära. Mina tean küll, kes sina oled, klassiõde. Hedvig vaatas teda šokeeritult. Sina, Agne? Mina jah, ja ma mäletan sind päris hästi. Pärast Hedvigi lahkumist ei suutnud Agne rahulikuks jääda. Vihahoos viskas ta kruusi põrandale kildudeks. Hiljem istus ta diivanil vaikides, kuni lõpuks tõusis püsti, pani jope selga ja kõndis läbi lumesajuse metsatuka Elena maja poole. Elena avas ukse juba enne koputust. Agne, mis juhtus? Agne ei suutnud kohe vastata. Ta kallistas lihtsalt Elenat tugevasti. Köögis istus aga Säsil, kes kurtis parasjagu Oskari ema üle. O jeerum, kui juba silmad märjad on, siis on asi hullem kui minu tulevased jõulud ämma seltsis. Hiljem rääkis Agne neile kõik ära, Hedvigi ilmumise, väidetava lapse ja sellega, et Hedvig oli olnud tema klassiõde. Mina ei usu, et Hanno midagi sellist varjaks, ütles Säsil lõpuks. Õhtu jooksul muutus õhkkond veidi kergemaks. Siis helises Elena telefon, helistas Hanno. Ta oli koju jõudnud ja leidnud eest tühja maja ning põrandal puruks visatud kruusi killud. Kas ma peaks sinna tulema, küsis Hanno murelikult. Ei, vastas Elena rahulikult. Las Agne mõtleb natuke. Hiljem otsustas Agne siiski koju minna. Kui ta uksest sisse astus, ootas Hanno teda diivanil. Hanno, me peame rääkima. Vestlus algas pingeliselt, kuid lõppes teisiti. Mul ei ole ühtegi last, ütles Hanno lõpuks ja pani käe südamele. Ma vannun sulle. Ta rääkis Hedvigist ja vanast rumalast loost. Siis vaatas Hanno Agnele tõsiselt otsa. Ma olen mõelnud küll, et meil võiks kunagi laps olla. Agne jäi teda üllatunult vaatama. Ja mind sa siis usaldad? Jah, vastas Hanno kohe. Sind ma usaldan. Järgmisel päeval kohtas Agne haigla hooldusravi osakonnas Teetu. Vestlus muutus kiiresti tõsiseks. Diana palkas inimese, kes Elena auto pidurid ära rikkus, ütles Teet raskelt. Uskumatu, Elena oleks võinud surma saada, sosistas Agne. Teet tundis end süüdi, kuid Agne pani lohutavalt käe tema õlavarrele. Sina ei vastuta Diana tegude eest. Samal ajal otsustas Hedvig teha Hannole uue lähenemiskatse. Linnaparklas kohtusid nad taas. Aga lapsele pea elatisraha ikka maksma, ütles Hedvig. Hanno jäi külmaks. Teeme DNA-testi. Kui ma olen isa, siis vastutan. Kui ei ole, siis kaod minu elust. Kui Hanno autoga minema sõitis, jäi Hedvig vaikides tänavavalgustite alla seisma. Kuid samal õhtul toimus veel midagi olulist.
Teet läks Elena juurde ja rääkis talle lõpuks tõe ära. Diana korraldas sinu avarii, ütles Teet vaikselt. Elena jäi hetkeks vaikseks ja mõni aeg tagasi käis ta minu töö juures suhteid soojendamas. Anna mulle andeks, ütles Teet raskelt. Sina ei ole süüdi, vastas Elena rahulikult. Aga Diana on ikka paras nõid küll. Teet rääkis ka sellest, et Diana ootab tõenäoliselt vanglakaristus, kuid samal ajal, kui Elena ja Teet õhtut rahulikult lõpetasid, ei olnud kõikjal sugugi nii rahulik. Säsili ja Oskari majja saabus Oskari ema Valentina. Eakas ja terava keelega proua vaatas juba esikusringi nagu otsiks midagi, mille kallal viriseda. Pojakene, ma olen mõelnud, et võiks hoopis sinu juurde elama tulla. Säsil hoidis 2 käega peast kinni. Oo jeerum, ja talveõhtu jätkus edasi. Väljas sadas vaikselt lund, kuid inimeste eludes muutus kõik järjest keerulisemaks. Jätkub.